kui ma nii juba istun siin harjutamas, miks ma siis ei kasuta seda aega nii kasulikult, kui ma vähegi suudan. Üks hea soojendusharjutus paremale käele on selline lihtne raskuaada või akordi löömine. See käib nii. Võtad i-sõrme, pöial näiteks 5. ja hakkad siin tiri-tiri-titi või titi-titi-ta-ta. Ja sellise tempoga nagu sul on mugav. Ehk siis see kõige kiirem on see, millega sa saad hakkama, aga sa ei jookse kinni. 3 ja 4. Siis vaatad sõrmi. A-sõrm. Ja kõige väiksem sõrm ka. Ja miks see väike sõrm ka? Sellepärast, et need A-sõrm ja väike sõrm on siin käe sees nagu rohkem ühendatud kui teised. Ja kui me tahame treenida oma A-sõrme, siis kindla peale peab treeningut saama ka see väike sõrm. Ja kohe, kui sa selle harjutus juba ära teed, kohe peaks olema tavaliselt tunda seda, et käsi läheb soojaks, sõrmed juba liiguvad. Ja nüüd on üks nipp, kuidas saada 2 kärbest ühe hoobiga. Lemmikharjutus. Ülikasulik. Iga kord tee. Vähemalt ühe keele jagu. Ja see trikk ongi see, et kui sa teed, et sul on ülivähe aega, aga sa tahaks kähku ikkagi sõrmed soojaks liikuma panna enne, kui sa tegeled lugudega, siis ühenda need 2. Kui ma mängin 4. keele peal lemmikharjutust ja siis samal ajal panen selle siia juurde. Ta muidugi teeb lärmi palju, aga sa saad 2 asja korraga. See eeldab muidugi seda, et sa oled õppinud juba lemmikharjutusi niimoodi, et ta toimib niimoodi, et sa ei pea nii palju mõtlema, et kuhu mis sõrm nüüd läheb. Ja kõlab umbes nii. Ja siis vahetad sõrme paremas käes. Siis vahetad A-sõrmeks. Ja siis teed näiteks 1/4 selle kõige väiksemaga. Ja said minutiga mõlema käe baasvajaduse täidetud. Nüüd on see, et kui sa jaksad, teed oma 1/3 ja 2/4 ka ja saad juba põhimõtteliselt mängima hakata. Ja 1/3 ja 2/4 samamoodi võid mingisuguse asja panna. Mis iganes sa siia teed või siis siin juba seda, see on vist lemmikharjutusegi 3 või 4 nüüd. Et sa tõmbad mitu korraga. Ja kuhu ma praegu jõudsin on see, et ma võtsin ühe arpeggio paremasse kätte ja ikkagi tegin lemmikharjutust. Ja siin on nagu sadu erinevaid variante, mida sa saad teha. Ja kui sa ise ei suuda midagi välja mõelda ja parasjagu ühegi loo jaoks ei suuda ka leida lahendust, siis see kõige tavalisem. See, mis ma alguses näitasin, see juba toimib. Nüüd see teine asi, mis ma siia juba sisse põimisin, on see, et näiteks sul ongi mingisugune konkreetne arpeggio, näiteks mängid Vaido Petseri Eeslipoeg Andaluusiast. Ja nii edasi. See on see P-I-M arpeggio kogu aeg. No ja kui sa teed harjutust,
sa juba paned selle arpeggio liikuma, kui see lugu mängid, siis sa ei pea selle peale nii palju mõtlema. Teeme ühe näite veel. Näiteks üks Paganini sonaat, mida ma ise praegu mängin, ta läheb ja siin on see kogu aeg taga. Ja siis võib-olla äkki ennustub mingisugune noh. Ja siis näiteks teine jälle. Midagi sellist. Siis kombineeri, mõtle lahendusi ja kõige selle põhieesmärk on see, et saada vähem aega, rohkem tehtud. Vähem aega, rohkem tehtud. Et kui ma niikuinii juba istun siin harjutamas, miks ma siis ei kasuta seda aega nii kasulikult, kui ma vähegi suudan. Head harjutamist.